Mina olen Liina Kanarbik, nagu öeldud, Tallinna strateegiakeskuse ringmajandusosakonnast. Nii, nagu kõigil organisatsioonidel, linnadel, riikidel, ka teie enda asutustel on mingisugused sise-eeskirjad, millele nad tuginevad, siis kui me räägime jätkusuutlikkusest, siis Tallinna linnal on erinevad strateegiad, millele siis igapäevatöös tuleb nii-öelda tugineda, mida tuleb järgida. Ning kui me jõuame sinna, ütleme, korduskasutusse, jäätmetekke vähendusse, siis meil on ringmajanduse arengukava, meil on jäätmekava, mis annavad meile suunised, kus suunas siis liikuda, ning juba konkreetsed tegevused on juba toodud siis ka näiteks keskkonnahoidliku ürituse korraldamise juhendis, mis siis linnal on olnud juba paar aastat. Lisaks on meil linnapea käskkiri paar aastat, mis siis on kohustuslik järgida kõigil linnaasutustel, linna hallatavatel asutustel ja ka kõigil nendel, kes siis saavad linnalt mingit toetust oma tegevuseks. Siis selleks, et me neile toetust maksaksime, nad peavad siis järgima meie nii-öelda nõudeid, et täpselt nagu teie enda asutuses saate teha sisekorja mingisugused eeskirjad ja kui te oma, ütleme, pinda rendite mingiks ürituseks või kellelegi teisele, siis eks ole minu maja, minu reeglid, et te saate tegelikult sinna kirjutada, mis tingimustel te selle ruumi renti annate, mida nad peavad seal tegema, kasutama ringlusnõusi ja nii edasi, seda kõike saab tegelikult, meil on siin juhises kirjas, aga täpselt sellist sama asja saavad tegelikult ju kõik enda asutuses rakendada. Nii et ma näitan, mis meil seal kirjas on ja üritasin just välja tuua selliseid nopped, mis võib-olla ka teie igapäevatööga rohkem kokku lähevad, kui mingit üritust korraldada. Juhises on erinevad valdkonnad, mis siis ilmselgelt kuuluvad ühe ürituskorralduse juurde, et me üritust ei vaata ainult ringlusnõude järgi, vaid ka ütleme transpordi järgi, kuidas me sinna liigume, millist elektrit kasutame, kuidas jäätmeid liigiti kogume, milliseid meeneid jagame ja nii edasi, et need kõik kuuluvad ju ühe ürituse juurde. Nii, aga läheme siis täpsemalt. Võtame materjalid ja ostud. Mõned näited. Linnajuhendis on, et inventari materjale ja muid asju tellida siis mõõdukalt, et ei jääks ülejääki. Iga kulu on kulu nii rahalises mõttes kui ka keskkonna mõttes. Dekoratsioonide osas väga head näited on ka näiteks siin laval, mida me oleme kasutanud ka enda konverentsidel või üritustel, et me oleme pannud kaunistuseks näiteks potililled, mis hiljem siis lähevad nagu kingituseks ka nendele, kes esinevad. Et nagu 2 ühes tegelikult ja päris hea näide, mis juhuslikult täna siis kokku langes, on täpselt samasugune rakendus on ka siin täna. Et korduskasuta siis dekoratsiooni, et meie endal majas strateegiakeskuses on sellised korduskasutatavad lipud kasutusel, et kui kellelgi on mingisugune üritus tulemas, et ei kasuta ühekordseid, ma ei tea, õhupalle või mingeid muid ühekordseid asju, vaid on võimalik majast, nad kõik teavad, kus kohast on võimalik neid lippe siis saada. Et korraks 1 päevaks see ruum ära kaunistada, selleks ei ole vaja kasutada ühekordset materjali. Nimekaardi, hoidjad, kaelapaelad, et kindlasti tuleb teil ette korraldate üritusi, seminare, kus on siis rinnasildid või kaelapaelad, et hästi hea tava on, et kui me ei tee neid kaelapaelu siis aastaarvuga või siis selle mingisuguse sündmuse nimega, siis me kasutame neid ainult siis sellel korral, et mõistlik on siis teha nad lihtsalt kas ühevärvilised või siis on lihtsalt teie asutuse nimi seal peal, aga mitte aastaarvu ürituse järgi ning hiljem tagada kindlasti nende kokkukorje. Et kui üritus lõpeb, ongi niisugune kast meil tavaliselt pandud, kus on kirjas siis tagasta oma nimesilt või kaela nii-öelda pael. Ja seda siis kindlasti ka nii-öelda alati kommunikeerida. Et ühestki juhisest ei ole kasu, kui sellest ei ole, need tingimusi ei ole välja kommunikeeritud. On see siis näiteks üritus, päevajuht, mis iganes, et need tuleb nagu välja tuua, sest et pole mõtet sahtlisse neid juhendeid teha, keegi ei lähe kodulehele lihtsalt lugema, mis on selle maja reeglid. Nii, materjalid, ostud, meened ja kinke. No ma arvan, et me oleme kõik juba liikunud selles suunas, et meil ei ole vaja kõigil kollaseid sokke ja siniseid kaelasalje ja ma ei tea, kruuse ja pastakaid ja et see aeg vist on juba möödas, neid meeneid kas tasub tellida oma ettevõtte logodega ja jagada,
Noh, mina arvan, et ei ole vaja, et iga aasta, ütleme nüüd jõulupeod on tulemas, on ju, küll on näha, kuidas ettevõtted pingutavad ja mõtlevad, et mis veel töötajal puudu on, et sall on olemas, tekk on olemas, sokid on olemas, et nende logodega asju, niisugust masstellimist on hästi palju suvepäevade ajal ja ütleme aga nüüd jõuluajal, et võib-olla mõelda natukene kastist välja, et kas neid ühe korra nänne peaks niimoodi palju jagama, võib-olla on see mõni söödav, joodav, kohalik mingisugune toode, mis läheb kohe ära tarbimisse ja kõige parem loomulikult on mingi kinkekaart või elamus, et see oleks, ma arvan, suund, kuhu tegelikult väga paljud töötajad tahavad liikuda, et neid ühekorda nänni enam ei oleks. Ja kinkekotid samamoodi, et kui me mingisuguse meene kingime, et kas sinna eraldi vaja veel kinkekott ka ja loomulikult veel ettevõtte logoga, eks ole, et kas ma seda veel rohkem kasutan või ainult selleks, et ma võtan selle kaasa ja liigun sellega koju ja läheb prügikasti, et see tarbetu, ütleme, pakendamine ka, seda on võimalik vähendada. Kui me kingime mingisuguse šokolaadikarbi või mingi pudeli või mingi muu asja, ta on juba ilusti juba ära tegelikult juba pakendatud enda pakendis, loomulikus pakendis ja sinna ümber ei ole ju vaja üldse kinkekooti panna. Trükised, mõelda läbi enda maja puhul ka, et kui palju me peame välja printima mingisuguseid trükiseid, mis on vajalikud, tihti on mõned asjad vajalikud, küll aga alati ei ole vaja. Et see on jällegi, eks ole, keskkonnamõju ka paberimõju ja rahaliselt samamoodi, et kokkuhoid, kui me selle läbi mõtleme, et kui palju me asju trükime. Kutsed ja infomaterjalid. Tihti me ikka liigume selles suunas, et see infomaterjal on kättesaadav digitaalselt, aga tuleb mõelda, et igasugune digitaalne kutse või muu infomaterjal on täpselt samamoodi prügi. See, me ei näe seda, see ei tähenda, et seda pole olemas. Ka digiprügi on prügi ja võib-olla, kui ka teile mingid meilid, kutsed tulevad, siis kui te enam ei vaja seda, siis palun kustutage, aga väga hea tava on panna ka enda ürituse mingi kutse alla, et kustuta see kutse, kui sa oled selle info kätte saanud, mis siin oli. Et ei ole vaja neid meile alles hoida. Veel mõni näide puhastusvahendite osas, et kui teil on, kasutate mingit dosaatoreid, siis taas täidetavad, et neid näiteid võib tuua küll ja veel, et lihtsalt sellised, mis võib olla, millega me rohkem kokku puutume. Nii, nüüd ma liigun ringlusnõude ja jäätmete liigiti kogumise juurde. Jäätmete liigiti kogumise osas üritusel tuleb läbi mõelda, milliseid jäätmeliike tekib. Et on üritusi, kus ei ole toitlustust, kus on võib-olla lihtsalt mingi avamine, mingit süüa juua ei pakuta, siis tegelikult neid jäätmeliike prügikaste selleks ürituseks ainult panna ei ole mõtet. Et kui meil ikkagi on panditaara, näiteks müüakse üritusel mingid jooke, kus on pandimärk peal, siis kindlasti nende tagasikorje. Kui on klaaspudelid, on seal mingisugune vein või mingi muu pankett, tekib neid, siis nende tagasikorje. Ehk siis liigiti kogumine oleneb ürituste puhul hästi palju sellest, mida sellel üritusel siis tekib. Ja kui on ringlusnõude kasutus või ka ütleme cateringi puhul, et siis on aru saada, kuhu ma need nõud pean siis tagastama, et see ilusasti ära markeerida enda üritustel. Piktogrammide osas ka, et piktogrammid on siis üleriigiliselt kasutatavad jäätmesildid. Need on võimalik kõigil kätte saada liigitikogumine.ee. Seal on need ka eesti keeles, nagu mul siin toodud, aga on ka 3 keeles, et kui te on teil mingid rahvusvahelised üritused, siis kasutada just neid näiteks 3-keelseid ja ingliskeelseid piktogramme samamoodi. Sest mul on palju näiteid, kus on rahvusvahelised suurüritused, ja on küll olemas liigiti kogumise kastid, aga kõik sildid on eesti keeles, et kui ikka enamus kontingent, kes tuleb sinna, on ikkagi rahvusvaheline, siis peaksid need sildid ka olema ikkagi ka inglise keeles. Nii, toidu ja joogi puhul, kui on mingisugune cateringiga üritustel toimumas, siis läbi mõelda, eks ole, osalejate arv ja vajadus, ja kogemus näitab, et me planeerime ikkagi 10% vähem, et osalejate arv on teada, siis võtta sellest natukene nii-öelda alla poole, teades, et paljud ei tule kohale ja tegelikult tarbitakse siis koha peal ka vähem. See, millist toitu te tellite, on täiesti teie käes. See, kui ma teen mingisuguse kutsepäringu cateringi firmadele, siis mida mina sinna kirjutan, seda nemad ju pakuvad. Kui mina ütlen, et mina soovin taimset, ma ei soovi veiseleha, ma soovin seda, siis täpselt seda nad ju pakuvad. Nii et see on täielikult see võim, mis tuleb lauale söögi-joogina, on ju teie käes.
toitu ja jooki serveeri üksnes ringlusnõudes, selle me kirjutame alati enda cateringi nii-öelda kutsetesse sisse. Joogivesi serveerida nii-öelda karafinis või igatahes serveerida kraanivett, mitte siis pudelivett. Ja joogiklaasid siis ava või täida ja ava ainult osaleja soovi korral. Siin on mõeldud seda, et tihti on mingid banketid, kus on suur hunnik pudeleid avatud, näiteks veinipudeleid ja lõpus tegelikult need lahtised veinid kõik lähevad raisku. Et kas peab kohe kõik avama või siis vaatab catering jooksvalt vastavalt siis vajadusele. Et sellised lihtsad näited, kuidas siis sööki jooki nii-öelda hoida või siis nii-öelda keskkonnasäästlikult tarbida. Kraanivee osas on mul siin üks näide ka, et koostöös Tallinna Veega on meil sellised kleebised, mida on, mõned on üle, kui keegi soovib endale neid panna töö juurde, aga ma saan aru, et nendega koostöös on meil tulemas uued kleebised. Aga sellised kleebised meil töö juures on siis igas köögis ja ütleme, kui te ka renoveerite enda maja või teete remonti, siis peaks kraani kõrgus olema piisavalt kõrge, et sealt saab ikkagi oma pudeliga seda vett kätte. Sest tihti, mida me näeme praegu ma räägin linna kontorist, enda töökohast, aga linna alla kuulub väga palju hallatavaid asutusi, näiteks spordiasutused ja haridusasutused, kus me tihti näeme, et lapsed tegelikult ei saa koolis ega spordihoones seda vett kätte, sellepärast, et kraanid on nii madalad, et sa peadki käega lükkama põhimõtteliselt sealt kraanist seda vett endale pudelisse, et see ei ole okei, et kraan peab olema piisavalt kõrge, et sa saad seda siis täita. Ja veel parem, kui see nii-öelda joogivõtu koht oleks eraldi, et ma ei pea minema tualetti, mis tihti on seotud ka, et kas ma tahan sealt joogivett võtta, käin seal vetsus, eks ole, et oleme näinud, et uued koolid on projekteeritud ikkagi nii, et need joogivõtukohad on juba koridoris, nii nagu lennujaamas näiteks või mingis asutuses veel, et see tundub ikkagi hügieenilisem, puhtam ja on väga hea sealt endale seda joogivett siis võtta. Nii, mida veel saab teha toidu ja joogi puhul, kui me räägime jäätmeteke vähendusest, siis väikepakendid, jällegi asi, mida saab panna nii-öelda, kui te tellite cateringi, siis sinna ilusasti kirja, et palun, ma ei tea, sool, suhkur, mesi, you name it, mis iganes on väikepakendis serveeritakse mõnikord, saate kirjutada, et palun vältida väikepakendeid. Jällegi asi, mida sina tellijana saad ära teha. Ja kui tuleb veel pakendite puhul üks näide, mida ei mõtle, näiteks tänaselt ürituselt üldse ei taha midagi maha teha, aga lihtsalt jäi silma, et tellime hommikusöögi, tellime nii-öelda selle smuuti, siis meie oleme kirjutanud enda tellimusse sisse, et smuuti serveerida nii-öelda selles karafinis, et sa saad klaasi kallata, sest vastasel juhul tekib selliseid hunnik ühekordseid lihtsalt pudeleid päeva lõpuks. Et lihtsalt ei mõtle, paned küll, et tahaks hommikul smuutit, aga siuke väike asi, kuidas siis nii-öelda pakendeid vähendada, on see, kuidas sina seda smuutit siis tellid. See on ju sinu käes, kuidas sa seda tellid. Nii, ja kui jääb sööki alles, siis mis on mõned näited, kuidas meie oleme sellele lähenenud linnaürituste puhul. Number 1 on võimalik kutsuda, eks ole, nii-öelda maja pealt inimesi sööma, aga oleme ka läinud seda teed, et kui toimub mingi üritus, siis kutsesse paneme kirja, et võtta kaasa oma karp, juhuks, kui jääb toitu alles. Ja kui ei jää, siis on väga hästi korraldatud üritus, väga hästi on arvestatud toiduga, aga kui jääb, siis ei tohiks olla normaalne visata ära söödavat toitu, vaid vastupidi, et näidata just eeskuju, et söödavat toitu ei visata ära ja see läheb siis sinna karpi kaasa. Kui ürituse iseloom ei ole sobilik, et me hakkame seal kõik karpidesse toitu panema, siis on võimalik teha koostööd juba teiste partneritega. Meie oleme teinud linna sotsiaalmajadega koostööd, Toidupangaga, Foodloobiga, nende kontaktid on kõik olemas. Helistame ette, näiteks just hiljuti oli jõulupidu, siis võtsime päeval juba ühendust Foodloobiga, ütlesime, et täna toimub pidu, me ei tea, kas jääb toitu alles, aga kui jääb, anname teile õhtu jooksul teada ja umbes kella 9:10 nägime, et seal jääb päris palju toitu alles, võtsime ühendust, nad tulevad ise järele siis kokku lepitud kellaajal, isegi õhtul 11, 12, ka öösel 1, 2, kui see on päeval kokku lepitud, siis nad seda teevad. Et jällegi siuke väike asi, mis tuleb teha, tulevad kohale, viivad ära ja teie saate sellest teha väga positiivse kommunikatsiooni, teie ettevõte on võtnud suunaks jätkusuutlikkuse, saate pärast öelda ka, et umbes, et nii ja nii mitu kilo toitu läks, ütleme nii abivajajatele, et mitte, et see ära visata, vaid pigem teha sellest nagu, ütleme ka positiivne kommunikatsioon, et kuidas teie ettevõte käitub.
nii, ehk siis võtan selle toidujoogi sellega kokku, et kui te tellite mingit toitlustust, siis kõik, mis teie kriteeriumitesse panete, täpselt seda nad ju pakuvad. Et niisugune lihtne asi, mida tegelikult võib-olla pole mõelnud selle peale, aga on võimalik sinna siis need märkused juurde panna. Aga see ei tähenda, et seda alati tehakse, et on ka hiljutisest üritusest just näide, kus kirjutati, et ühe korra plasti võimalikult vähe siis nii-öelda kasutada toitlustusel ja siis ikka kõik võileivad olid üksikult nendes kiledesse nii-öelda pakitud. Ehk siis see ei ütleme nii, et cateringid on väga käe sees teha nii, nagu nad alati on teinud, et võib-olla kas nad vaatavad neid tingimusi, kui neid tingimusi tuleb jube palju, et loomulikult on neil seda raske jälgida, ka niisugused lihtsad asjad, üksikud asjad, kuidas mingeid asju serveerida, et see on täiesti, ma arvan, et nad nii teevad, et meie näeme, et teevad küll. Ja miks me loomulikult seda siis teeme, on ju, kui me räägime ringlusnõude puhul, siis eks me oleme üritustel kõik näinud, kuidas kunagi peale üritusi platsid välja nägid, rahvusvahelised üritustel toimub see senimaani, aga et siis liikudes korduskasutuse suunas me tegelikult väldime siis ja vähendame jäätmeteket. Transpordi osas, kui teil toimub mingi üritus või enda asutuse puhul ka, et väga hea tava on ju panna sinna kirja, kuidas sinna saab ühistranspordiga või kui te ise korraldate enda mingit pidu, siis kutsesse saab väga hästi ka panna, et kui see mingis eriskorralises kohas või mingis uues kohas, kus mujal pole nii-öelda igapäevane sinna minna, siis kirjutada juurde, mis transpordiliinid sinna lähevad, kuidas sinna saab, võib-olla ka üleskutse töötajatele, et pange töötajad kokku, tulge ühe puldiga, mitte nii, et igaüks hakkab üksinda siis puldiga sinna üritusele tulema. Et jällegi väga lihtne asi, mida kutsesse panna, kui algul see ei ole nii-öelda väga levinud teie asutuses, siis vaikselt, kui te iga kord selle panete, siis lõpuks on see täiesti tavaline, et lähedki küsid ümber nurga, et kuule, millega sa tänale lähed, et äkki tellime selle puldi koos. Et teha sellest nagu normaalsus, mitte nii, et igaüks üksinda sõidab mingisuguse transpordiga. Jah, ja kui on suurürituste puhul, siis ikkagi on alati märgitud ka kutsesse, kuhu saab siis ratast nii-öelda parkida, kas see on valvega, kas ei ole valvega, et selline info siis mulle kui nii-öelda tarbijale, külastajale on vajalik. Nii, kui me nüüd juhised nii-öelda kokku võten, siis sellest, et teil on ainult selline nüüd keskkonna mingisugused juhised või laused olemas enda asutuse kohta ja see on lihtsalt teil kodulehel üleval, kui sa sellest rohkem kuskil ei kommunikeeri, siis see sinna kodulehele ka jääbki, sest tegelikult ega keegi neid väga lahti ei võta ja ei loe. Kui sellest teha rohkem positiivset kommunikatsiooni, mõnikord teha kampaaniaid, kuidas teie asutus on päriselt jätkusuutlikkuse võtnud nii-öelda sihiks, siis seda saab nagu igapäevaselt rohkem rakendada kui ainult selle juhise järgi, mis on kodulehel, mis seisab seal kuskil. Jah, et ükskõik mida te korraldate, kommunikatsioon on number 1, kui sa sellest ei kommunikeeri, keegi seda ei tea, kutsesse, päevajuhi näol ja nii edasi. Et need kõik asjad, mis te olete võtnud, et te tahate selle ilusasti ära teha, siis sellest tuleb kommunikeerida. Ja lisatingimus partnerite lepingusse, selle all ma mõtlen seda, et olen näinud väga häid näiteid, kuidas siis asutus on küll saanud endale, ütleme, Green Key, aga rendivad eraüritusteks pinda ja seal nagu nad väga ei järgi neid nõudeid, mida nad peaksid, on need ringlusnõud või liigiti kogumine või nii edasi. Et hästi konkreetselt, kui teie maja on võtnud suuna, et te käitute jätkusuutlikult, siis ka oma lepingupartneritele täpselt samamoodi. Et see on teie nagu suund, te tahate nii käituda, siis ka need, kes teie pinda rendivad, peavad täpselt samu nõudeid täitma. Et ei ole nii, et me iga päev teeme kõik hästi ja siis nädalavahetusel või juhtud ja toimuvad mingid asjad ja on ikka seda ühe korra pakendit on küll ja palju. Et teie saate panna need lepingutingimused täpselt nii, nagu teie soovite enda asutuses. Tõin mõned näited, kuidas veel võib-olla jäätmeteket vältida või üldse nagu kutses juurde panna, et ma leidsin sellise kutse, kus siis kui on hommiku kogunemine, kui antakse süüa, on hommiku kohv, siis on seal lause näiteks jätta kodus söömata, sellepärast et number 1 on, sööd kodus korralikult kõhu täis ja siis tuled üritusele ja vaatad, kui palju head süüa oli mul vaja kodus süüa, tuttav, eks ole. Et üks on see, et kaalule ei mõju hästi, aga teine on ka keskkonnamõju, et tegelikult me ei pea ju nii palju, eks ole, tarbima, see on toidu nii-öelda raiskamine, kui me topelt tegelikult sööme. Et siin üks näide jällegi, et võtta toidukarp kaasa, et juhul kui jääb alles midagi ühistranspordiga, kuidas üritusele näiteks saada, jaga transporti
võta oma kolleeg kaasa, väldid tühisõite ja jällegi toidukarp kaasa, et sellised mõned näited, mida saab enda nii-öelda ürituse kutsesse juurde lisada. Nii, ja jällegi, mitte jällegi, vaid ütleme nii, et me tihti ei pea ootama, et meile öeldakse, midagi tuleb teha, et ei pea ootama mingeid riiginõudeid või Euroopa mingid liidu regulatsiooni, et me saame neid nõudeid ju ise teha enda asutusele, et kuidas meie käitume, ehk siis ka Tallinna puhul ütleme, ringlusnõude regulatsioon avalikel üritustel tuli enne riiki, et me ei oodanud, et riik meile ütleb, et nii peab tegema, vaid me proovisime seda ise enne, on ju. Ja sama on ka selle juhendi puhul, mis meil on olnud juba paar aastat ja riigil siis sai see valmis sellel aastal. Riigi juhend on väga hea, sellepärast et ta on võtnud arvesse ka teiste linnade nii-öelda näiteid ja teinud sellest veel parema versiooni, nii et ka meie linnana nüüd väga hästi enda nii-öelda juhendi võiksime panna tahaplaanile ja võtta nii-öelda selle riigi oma, et see on päris hästi koostatud. Aga mida veel? Nüüd ma rääksin natuke üritustest, ürituse korraldusest enda asutuses, aga mis on veel need näited, mida siis ütleme igapäevaselt saab teha või mida meie oleme siis enda kontoris teinud? Just, et jäätmeteket vähendada ja siis korduskasutust edendada. Ringlusnõud, siin on mõned näited mul paarist muuseumist, teatrist, see oli ka üks muuseum, kus siis, kui nad enda pinnal rendivad ruumi näiteks laste sünnipäevadeks või milligiks muuks, siis neil on olemas kapid, kus on ringlusnõud olemas. Et kui meie pinnal toimub üritus, siis on võimalik kasutada seal kapis olevaid nõusid. Ja see on ka kirjas kohe neil kutses, et kui lapse sünnipäeva seal teete, et palun ühe korra nõud mitte kaasa võtta, meie majas kasutatakse ringlusnõusi. Et niisugune näide. Ja süsteemi all ma mõtlen seda, et siis peab olema tagastus, siin on üks näide, kus toimus tervisekuu raames mingisugune hommikukohvi, kuskil keegi küpsetas pannkooke ja siis nad kasutasid maja pealt kogutud nõusid ja siis olid sellised kastid, et tagasta siis kast siia, et oleks nagu külastajal hea süsteem, et kus ta võtab ja kuhu ta siis jätab. Siin on üks näide Belgiast, kus siis suur kontorihoone, palju rentnike majas ja siis igal korrusel oli selline ringlusnõude süsteem, kus sa siis said võtta, kasutada portselanist nõusi ja siis olid sellised sahtlid, kus olid ilusti märgistatud, et jäta siia siis määrdunud nii-öelda nõu ja siis hiljem õhtul koristati ära, pesti ära ja täideti jälle riiulid. Et niisugune ilus näide. Toiduraiskamise vähendamine, mul on siin küll paar kappi linna hallatavatest asutustest, ehk linn on sellel aastal paigaldanud 11 lasteaeda toidukapid, need on just selleks, et kui jääb päeval lastel toitu alles, et siis see ei läheks ära viskamisele, vaid lähevad ilusti purkidesse ning päeva lõpus saavad siis lapsevanemad või töötajad need koju kaasa võtta. Et selle piloodiga oleme alustanud sel aastal ja jätkame ka järgmisel aastal. Väga nii-öelda menukas nii-öelda projekt, aga tegelikult ei ole projekt, vaid täiesti normaalsus, et me ei viska ära söödavat toitu ja ootavad juba järgmised lasteajad, et saaksid need külmkapid kätte. Aga jällegi väga lihtsa asjaga tegu, tegelikult ta ei vajagi investeeringut, et tahetakse teha nüüd üle Eestilist sellist kampaaniat, et nii-öelda nullkuluga, et kui mul ei ole seda finantsi, et osta uus külmkapp, siis teha üleskutse. On ju tihti, et inimestel jääb kodus üle külmkapp või mingi asutusel jääb üle külmkapp, kontrollida, et see tõesti peab külma ja siis seda sama külmkappi saabki lihtsalt ju kasutada nii-öelda toidu jagamiseks, et selleks ei pea ju ostma jällegi uut külmkappi. Et ka meie tahtsime osta teise ringi külmkappe, aga kahjuks sellise kõrgusega ilma jääosata ei ole turul sellist kogust olemas, nii et pidime minema siis uute teed. Üks pilt eile õhtul tegin just enda kontoris köögist, kus meil on üks sahtel, kus on erinevad karbid, juhuks kui jälle mingil üritusel peaks midagi alles jääma, siis sa saad sealt karpe neid võtta ja lihtsalt kasutada. Ülemäära palju neid seal praegu ei olnud, aga lihtsalt, et niisugune tagavara sahtel on olemas. Nii, vaatame veel. Või siis mitte. Okei. Nii, vaatame, jah, just, nii. Siin on nüüd üks toidu jagamine linna vist jõulupeolt, kuidas siis cateringile sai anda ülesanne, et kohe tullakse järgi, palun kõik karpidesse panna, et seda massi, mis läks nii-öelda siis õhtul peale pidu, koostööpartneril oli päris palju ja seal on veel mõned näited linna üritustelt, kus siis alles jäänud toit
jagatakse nii-öelda osalejatele laiali. Ja seda jällegi tuleb siis kommunikeerida, et kui kellegi käes on mikrofon, siis seda öelda, et keegi enne majast välja ei saa, kui toit on päästetud või mida iganes, et kuidas, et selle saab siis välja mõelda, et kuidas seda öelda, aga et tuleb kommunikeerida, et ei ole kasu sellest, et paneme sinna karbidega, keegi ei julge võtta. Et teha sellest nagu normaalsus. Kaunistused, siin üks üritus meie kontoris, kus siis neid ringluslippe kasutatud on. Siis meil on ka fotonurga puhul kontoris tehtud pilt, et ma tean, et üritustel on tihti neid laenatud, et tehagi näiteks fotonurgaks on ju ürituse vastuvõtul, siis on võimalik seal pilte teha, et ei pea tellima ühekordseid jällegi logo ja aastaarvuga mingisuguseid bännerid, mida me kasutame ainult sellel üritusel. Kui teil on mingid suunaviidad või ettevõtte mingid logodega, ütleme, bännerid, siis mitte kasutada jällegi aastaarve, me saan seda iga aasta üles panna, kui meil toimub mingi üritus. Näed, siin on ka näide, on ju. Et kui, ma mõtlen midagi sellist, et kui teil on mingisugune info selline asi, et siis mitte panna aastaarve ja ainult selle ürituse nime, vaid kasutada nagu aastast aastasse täpselt sama. Sinna mul on ühed jõuluehted, mis ma ise nii-öelda jääkides meisterdasin, aga lihtsalt tahtsin tuua, ma ei leidnud head näidet, et mis veel need asjad on, mida nagu korduvalt kasutada kaunistusena. Jõuluehted, ütleme nii, ongi tegelikult aastast aastate sama, et me ei viska neid ära, on ju. Küll aga sünnipäevadega ja muude pidudega tihti me kasutame ühekordseid. Et sellest teha siis normaalsed, et jõulude aeg me kasutame ringlust nii-öelda kaunistusi, aga ka muudel pidustustel peaks see samamoodi olema. Nii, Harri, mis teed seal? Ei sobinud see särk sulle, jah? Tegelikult hea näide Taanist, kuidas siis kohalik omavalitsus on igale korrusele tekitanud ringlusnurga. Oleme näinud ka häid ettevõtteid, kes on samamoodi teinud, on koht, kus siis on riiulid ja saab tuua endal kodust alles jäänud asju ja kui need ei lähe mingi aja tagant siis ära sealt, siis need koostöös siis kohaliku mingisuguse heategevusorganisatsiooniga, nemad siis võtavad need endale. Et nende järgi tegime ka meie enda korrusele sellise ringlusnurga, kus siis erinevaid riideid ja muid asju tuuakse ja teeme koostööd uuskasutuskeskusega, nii et kui teatud aja tagant need asjad sealt ära ei lähe ringlusesse, siis nemad tulevad nendele järele. Ehk siis on selline suur kast, kuhu siis töötajad saavad enda asju tuua, kes on julge, paneb sinna ringlusnurka välja, kes ei ole nii julge, toob otse siia kasti, aga igal juhul selline kast meil nüüd aastaringi on ja tuli välja, uuskasutuskeskus ütles, et neil on päris palju Tallinnas selliseid ettevõtteid, suured pangad ja kõik muud, kes ongi endale töötajatele sellise ringluskasti tekitanud ja oma majas siis toimub asjade ringlus. Nii et väga lahe näide ka, ütleme, siit samast Eestist. Nii, siit lähen mööda, lihtne asi, mida teha. Ja viimased slaidid, nüüd see jõuluaeg ja kinkimise aeg on käes. Meil on kontoris selline kinkekottide nurk, et kui kellelegi midagi kingitakse, siis jätame need kinkekotid sinna, kui jälle kusagile vaja minna, siis sealt me võtame. Me ei telli ühesuguseid kinkekotti, et kellegile meeneid kinkida või veel vähem logodega, ehk siis kasutame neid, mis on olemas. Raamatute kinkimise puhul me ei kirjuta raamatusse sisse, vaid paneme sinna vahele paberi, kuhu peale läheb see soov, sest seda raamatut on võimalik siis ka edasi anda, kinkida. Kaartide puhul oleme läinud ringluskaartide teed täpselt samamoodi, et on kaart, sees on paberileht, kus on kirjutatud siis lihtsalt soov sellele inimesele, selle paberilehe võib ta pärast ära visata ja kaardi võib siis edasi kinkida. Nii et sellised väiksed näited nii-öelda igapäeva kontoritoimetustest, mida ka teie enda asutuses tegelikult rakendada saaksite. Nii, olengi jõudnud viimane slaid, jällegi jõulupärane, mitte ühekorrane paber, vaid selline kangasse pakkimine ja mee puhul ka, et saaja nimi oli seal sildi küljes, et me ei pannud neid meepurke eraldi siis kotikestesse. Kõik, olen jõudnud lõppu. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et kui see jätkusuutlikkus on võetud teil asutuses fookusesse, siis seda mitte järgida ainult enda maja siseselt, vaid ka nendele, kellele te oma pinda välja rendite. Ning kui te tegelikult ikkagi tahaksite silma ka paista, siis tuleb alati teha rohkem kui teised või enne kui teised või natuke paremini kui teised. Aga aitäh, minu poolt on kõik.